No nii, tere lapsed, hullteadlane siin ja ma lõpuks ometi jõuan ka teie küsimuste vastamiseni. Suur tänu teie kannatlikkuse eest ja loodan, et vähemalt toob natukene veel selgust, kuigi võib-olla mõned asjad olete juba ise pihta saanud ka. Et ma panin teie küsimused siia järjest kirja, mõned teie küsimused kattuvad päris hästi, nii et eks ma siis panen teie erinevate koolide küsimused siis omavahel niimoodi natukene kokku ka. Aga kõigepealt hakkame põhilisest pihta, kuidas müra tekib, kuidas heli tekib ja miks müra olemas on. Minu arust kõik väga head küsimused. Eks ma arvan, see olemuslik osa sealt on tõesti see, et kuidas üldse tekib heli. Ja võib-olla olete ka natukene juba kuulnud sellest, et näiteks meil on olemas häälepaelad. Kui meie räägime, siis meie sees on häälepaelad, mis vibreerivad ja annavad edasi meie häält. Või olete näinud äkki mõnda pillikeelt. Kui tõmbad seda, siis see hakkab vibreerima niimoodi edasi-tagasi. Ja see vibreerimine tegelikult tekitabki heli. Ja mitte ainult siis meie häälepaeltel või pillikeeltel, vaid igasugune heli, mida te kuulete, on tekkinud millegi vibreerimisest või sellisest edasi-tagasi käimisest. Ehk siis põhimõtteliselt heli ei olegi midagi muud. Ta ongi see vibreerimine, võib ka nii mõelda selle peale. Ja millest need vibreerimised siis tekivad? Näiteks siis, et millest see müra tekib siis? Müra all me enamasti mõtleme siis midagi, mis on selline, ütleme natukene tahtmatu heli või siis midagi, mida me ei taha, et oleks liiga palju. Näiteks kui autod sõidavad, siis need masinad, mis seal töötavad, need mootorid seal kogu aeg liiguvad asjad ja samal ajal siis toimuvad seal plahvatused ja nii edasi seal automootori sees. Kõik need asjad tekitavad heli ja me ei saa midagi sinna parata, see heli lihtsalt jõuab ka meieni. Ja seda võibki siis kutsuda müraks, ütleme selline natuke nagu tahtmatu heli, mida on pidevalt ja palju ja mis meid kuidagi siis häirib. Ma arvan, et see on ka siis müra selline põhjendus päris hea, et kui heli häirib, siis ilmselt ta on mingil määral müra. Aga korraks siis äkki teeme ühe katse ka. Ma tahaks teile näidata ka seda, et kuna meil on nüüd probleem sellega, et küll heli ennast me ei näe, helilained on nähtamatud, siis ometi ma tahaks teile näidata, et milline see vibreerimine siis mingis mõttes nagu välja näeb. Et selleks on mul siin üks kauss, ma panen siia sisse ühe kõlari, läks juba täitsa tööle ka. Ja selle kausi peale paneme ühe õhupalli. Proovime ta siia niimoodi hästi pingule saada peale. Loodame, et karp katki ei lähe. Nii, sai päris hästi pingule. Ja nagu te võib-olla näete, siis siin peal on üks väike peeglitükikene ka. Ja nüüd ei ole muud, kui tuleb lasta selle peegli peale ka veel ühte laserit. Mul on siin üks laser, võib-olla ma ei tea, kui hästi see praegu kaadrisse siin jääb seda. Nii kaugele ei vaatanud, aga proovime. Siin on laser, näete, laseb sinna seina peale praegu, aga nüüd ma suunan ta siia peeglitükikese peale, mis on siis selle õhupalli peale. Ja nüüd, ma proovin suunata seda laserkiirt ka nüüd niimoodi, et see jääks kindlasti teile siis sinna kaamerasse. Nii, eks vaatab, kas ma pärast selle osa lõikan välja, kui mul väga kaua aega ei lähe, siis võib-olla mitte. Saate ka näha, kuidas ma siin asjatan. Nii, vaatame, kas on näha küll väga hea. Ja nüüd see kõlar seal sees, kui tema hakkab muusikat mängima, siis seal kõlaris on selline kõlari kile, mis hakkab vibreerima. See annab siis seda muusikat edasi. Ja see vibreerimine liigub või paneb siis tegelikult õhu liikuma ka. Sellest räägime natukene hiljem, miks me seda siis ei näe, et õhk niimoodi liigub ja vibreerib. Ja siis see vibreerimine läheb läbi õhu, paneb vibreerima selle õhupalli siin peal, mis omakorda siis selle peeglitükikese paneb liikuma. Ja kui see peeglitükikene liigub, siis see laserkiir hakkab siit põrkama natukene erinevates suundades, olenevalt siis sellest, kuidas see
peeglitükikene parajasti on, näiteks kas ta on kõrgemal, on ta madalamal. See kõik mõjutab seda, et kuhu näitab siis see laserkiir. No proovime korra. No nagu terasemad teie seast juba vist taipasid, siis ei töötanud väga hästi see, et ma sealt kaugelt filmin. Nii et ma näitan teile siis natukene lähemalt. Et filmin siis otse seda laserkiirt ja natukene lähemalt ka. Aga paneme siis mingi muusika käima ja vaatame, mis meil siis tekib või kuidas see välja näeb, kui laserkiir peegeldub vibreeriva, muusika järgi vibreeriva sellise õhupalli pealt siis. No nagu te näete, siis päris sellised keerulised mustrid on, eks ole. Väga palju muutub see, et milline see asi välja näeb. Ja kusjuures suht sama asi on ka igasuguse rääkimisega. Näiteks ma panen siit Pullerbi lapsi korraks. Meie Pullerbi lapsed. Minu nimi on Liisa. Olen tüdruk. Muide seda on nimestki kuulda. Olen 7 aastat vana ja saan varsti 8-seks. Vahel ütleb ema, sa oled emal juba suutüdruk, võib täna küll nõud puhtaks pest. No võt, et selline ka väga keeruline. Ja kusjuures põnev ongi see, et kuigi tegelikult need mustrid ongi väga keerulised, ka need, mis jõuavad meie kõrvadesse nii-öelda lihtsalt heli vibreerimislainena, siis ometi suudab meie aju kokku panna sellest nii-öelda arusaadava siis hääle, selle tooni. Me saame aru, mida öeldakse ja kõik see tegelikult käibki selliste läbi väga keeruliste mustrite, mida on väga raske nii-öelda lahti mõtestada. Aga õnneks inimeste ajud lihtsalt on väga imelised ja väga vahvateks asjadeks võimelised. Nii et tänu sellele me saame seda teha. Aga nüüd proovime panna ka lihtsalt ühte niisama tooni. Ühte kindlat tooni. Jah. See natukene sõidab ringi mul, vaata. Olgu, teeme pausi korraks. No nii, ma mõtlesin, et ma teen selle viimase filmimise siis käest ja täitsa lähedalt. Et vaatame, mida teeb, kui ma panen ainult ühe tooni tööle. Vaadake selline ilus, sümmeetriline, kogu aeg samasugune ring. See on sellepärast, et kui üks toon ainult mängib, siis kogu aeg see liigub see õhupall seal peal täpselt samamoodi. Ja see tähendab omakorda seda, et see laserkiir peegeldub kogu aeg samasuguse mustriga. Midagi vahepeal ei muutu. Ja nüüd paneme ühe teistsuguse tooni. Paneme näiteks siis poole väiksema. Ehk siis nii-öelda oktavi võrra madalama tooni. Nüüd on teistpidine ring. Enne oli külili, nüüd on selline püsti. Aga eriti põnevaks läheb asi siis, kui me paneme need kaks samal ajal käima. No proovime, mis meil siis tuleb. Vaadake, need kaks kuidagi liitusid kokku ja nad omavahel natukene liiguvad ka veel. Proovime veel ühte neist natukene mõjutada ka, paneme natukene kõrgemaks või madalamaks. Ja siis tulevad juba päris veidrad sellised kujundid. Nii. No, näiteks siin väga hästi kaamera peale ei jää, aga siin tekib tohutult selline põnev ja keeruline kujund. Proovime seda näiteks filmida. Kaamera salvestus viis natukene mõjutab seda ka tegelikult. Et kaamera teeb teatud arvu nii-öelda neid kaadreid sekundis. Ja kui see liikumine siin on kiirem kui see kaadrite arv, siis see hakkab mõjutama seda, kuidas see kaamerast paistab. Kusjuures see on väga äge efekt, praegu ma sellest pikemalt ei saa rääkida, aga sisuliselt kui filmida helikopterit täpselt õige sellise nii-öelda siis sagedusega, et iga kaader on õige aja tagant,
siis võib paista, et helikopteril justkui need tiivikud seisavad paigal. Aga nii, kuulge, aga hüppame tagasi teise video juurde. Võtame selle siit ära. Nii. No, äkki ma võtangi, panen selle kogu selle asja kinni lihtsalt. Hops. Nii. Ja nüüd, kuidas see siis seostus teie küsimustega, võib-olla teil on küsimus? Et esiteks see on siis see, et kuidas heli tekib üldiselt. Et meil ongi siis mingid asjad, mis vibreerivad ja see vibratsioon liigub läbi õhu. Ja jõuab lõpuks siis meie kõrva ja meie kõrva jõudes siis me seda ka kuuleme, et ta paneb seal meie trummikile ka siis liikuma. Aga miks neid helilaineid siis õhus näha ei ole? Selle kohta ma tahaks teha ka ühe katse. Vaatan korra, kas meil on veel siin, kas see sai veel piisavalt niimoodi, et saab näha seda. Näete, siin all on mul siis küünlad. Ma panen need küünlad siin nüüd põlema. Ja miks ei ole helilaineid näha, on tegelikult väga lihtne. See on lihtsalt sellepärast, et õhku ka ei ole näha. Kui te näete pillikeelt vibreerimas, siis tegelikult te näete heli. Aga see heli ongi siis veel, või noh, see vibratsioon ise ongi siis veel selles pillikeeles. Aga meie kõrvani jõuab ta läbi õhu. Ja õhk on täiesti nähtamatu. Nii et neid helilaineid seal näha ei ole. Ja kuidas siis seda korraks nagu näidata ka, et õhk on nähtamatu, aga siiski olemas. Selle kohta mul üks väga vahva katse, see on üks mu lemmikkatseid. Põhimõtteliselt saate seda ise ka järgi proovida. Et tuleb lihtsalt võtta, panna mõned küünlad põlema, siis võtta endale söögisoodat, valada seda mingisugusesse läbipaistvasse anumasse, siis on eriti äge. Valata seda siia välja, juurde läheb lihtsalt söögiäädikas, ka väga tavaline asi, pigem tõenäoliselt on teil need mõlemad asjad kuskil olemas. Ja kui need kaks kokku valada, siis tekib keemiline reaktsioon, millest tekib üks gaas. Ja tegelikult õhk koosnebki erinevatest gaasidest. Kõige tavalisem on hapnik, mida te ehk teate, aga see siin on hoopiski süsihappegaas. Ja kõik gaasid, millest õhk koosneb, on siis nähtamatud. Nii et ka õhk ise on kokkuvõttes nähtamatu. Aga see ei tähenda, et teda ei ole olemas. Kusjuures isegi need gaasid eraldi on täiesti olemas. Hapnikut näiteks on vaja, et need küünlad saaksid põleda. Aga see süsihappegaas, sellega on üks põnev asi ka see, et ta on natukene raskem kui ülejäänud õhk. Nii et ta ei lenda siit kuskile minema ja veelgi enam teda saab isegi valada niimoodi ühe klaasi seest teise sisse. Nii, kas näete kõik süsihappegaasi? Ilmselt ei näe, sest siin ei olegi midagi näha. Aga vaatame, mis juhtub, kui ma valan seda siia küünalde peale. See ei olnud ausõna kaamera või võlutrikk, võite kodus järgi proovida. Küünlad kustuvad ära sellepärast, et kui ma valan siia süsihappegaasi, siis see lükkab ülejäänud õhusid kõrvale, siis tuli ei saa hapnikku ja kustub ära. Nii et väga lihtne tegelikult, aga siuke visuaalne näide siis sellest, et tõepoolest õhk on nähtamatu. Nii, aga nüüd siis järgmine küsimus. Kui kõva on müra? Kas müra teeb klaasid katki? Miks inimesed lärmavad? Miks buss lärmi teeb? Eks te ilmselt oma uurimuse käigus ka kas juba saite teada või saate teada, et müra on erinevates kohtades erinevalt palju siis. Et kodus, kui te olete vaikselt kuskil oma toas, siis müra tõenäoliselt väga ei ole. Esiteks on siis see, et heli ei liigu väga hästi läbi seinte, nagu te võib-olla olete ise kogenud ka. Ja ta ei liigu ka läbi, maa näiteks ja ta sumbub ära ka siis, kui on lihtsalt pikk vahemaa kuskil. Aga põhiliselt erinevad asjad, mis jäävad helile ette, on ikkagi need, mis seda heli summutavad. Nii et kui te olete kuskil oma toas näiteks, siis seal tõenäoliselt müra väga palju ei ole. Kui te lähete õue, siis õues nii kaua, kui ei jää mingeid asju ette, siis kuskil kaugel auto sõidab ja see heli kandubki läbi õhu teieni. Nii et kõik need autod, mis kuskil sõidavad, see heli jõuab mingil määral siis teieni ka. Veelgi enam, kui heli jõuab näiteks seinani, kui mina räägin siit, siis see heli vibratsioon, mis jõuab siit seinani,
ta ei kao siit kuhugi ära, kui ta jõuab vastu seina. Osa sellest läheb ikkagi selle seina sisse, väike osa läheb sellest seinast ka mingil määral siis läbi, aga suur osa sellest tegelikult peegeldub siit seina pealt tagasi ja hakkab liikuma teises suunas. Nii et noh, õues, kus on ka sellised sirged majad seinad näiteks, siis sealt pealt peegeldub tegelikult tagasi ka veel vahepeal siis see autode müra. Nii et ei kao see müra väga kergesti kuskile ära. Ja samamoodi tegelikult mitte ainult autod, kõik masinad erinevad ka ja isegi inimeste rääkimist, noh, kui sa enam ei saa aru, mis inimesed räägivad, näiteks neid on tohutult palju ja nad kõik räägivad samal ajal, siis noh, see on ju samuti müra, sest et sa ei saa sealt midagi teada ja see on lihtsalt selline hääl, mis häirib, ütleme niimoodi siis. Nii et see on ka kõik müra. Nii, aga nüüd siis, kas inimesed tekitavad rohkem müra kui loomad? Minu arust see on väga hea küsimus. Kindlasti oleneb loomast, eks ole, et mõned loomad teevad väga tugevat häält ja kui loomi on palju koos, siis ka nemad võivad väga palju häält teha. Näiteks kes on kuskil mere ääres elanud, siis kindlasti teate, et kajakad võivad teha päris korralikku müra pidevalt. Kogu aeg nad kuskil teevad seal oma hääli ja ega see võib olla ka päris tüütu. Aga noh, eks inimene kindlasti on üks mürarikkamaid loomi, sellest me lihtsalt kasutame heli ka oma vahel suhtlemiseks päris palju. Et noh, teised loomad teevad seda ka, aga võib-olla mitte nii pidevalt, et me ikkagi kogu aeg räägime üksteisega, kogu aeg mingisugune suhtlus käib. Nii et see lihtsalt teeb meid tõenäoliselt natukene mürarikkamaks ka kui sellise keskmise looma, kes vahepeal ikkagi luusib ka salaja ja proovib nagu märkamatuks jääda, et inimestel väga ei ole ka midagi karta, nii et meie võime julgesti häält teha, et ei pea kartma, et keegi meid selle pärast ära tuleb sööma. Nii, aga siis oli ka see, et kuidas heli jõuab inimeseni. Ja see ongi siis see, millest koosneb heli, et see on jälle see sama asi, et on see vibreerimine ja kuidas see heli meieni jõuab, ongi siis läbi selle nähtamatu õhu. Et see helilaine, see vibratsioonilaine liigub läbi õhu ja jõuab siis sealt õhu kaudu meie kõrvadesse. Ja paneb seal meie kõrvades siis selle trummikile vibreerima ja sealt juba närvid viivad siis selle signaali meile aiu. Nii et väga selline põnev. Aga milleks müra või heli üldse vaja on? Noh, muidugi selleks, et heli ju kannab informatsiooni, ehk siis me saame maailma kohta selle kaudu teada. Näiteks kui mingi loom on kuskil looduses, siis tal on ju vaja teada, et kes on tema ümber. Noh, võib-olla kui sa oled selline saakloom, siis sa tahad heliga proovida kuulata, et ega kuskil ei ole mõnda kiskjat, kes tahab sind ära süüa. Või siis kui sa oled see kiskja, siis sa tahad teada, kus need saakloomad võivad asuda või noh, igal juhul on kasulik teada, kus midagi toimub ja mis toimub ka siis samal ajal. Näiteks ka linnud siis või paljud loomad teevad ka selliseid kutsungeid üksteisele, hüüavad üksteisele, et näete, mina olen siin, tulge otsige mind üles. Näiteks mina tahan otsida paarilist endale. See on selline vana hea loomade kutsung. Teine on selline hädakutsung, kui keegi märkab mingisugust röövlooma, siis tihti tehakse tugevat häält, et teisi ka hoiatada, et nemad saaksid ka siis põgeneda või teaksid, et kuskil ohtu leidub. Ja noh, inimesed on lihtsalt viinud selle täiesti teisele tasemele, selle suhtluse, et me mitte ainult ei kutsu kedagi või ei hoiata millegi eest, vaid me saame omavahel suhelda ja rääkida täiesti sellistest keerulistest ideedest, abstraktsetest või sellistest mitte nii konkreetsetest asjadest, mitte ainult siis see, et näed, see asi siin on tool, vaid ma võin teile rääkida ka näiteks õiglusest või armastusest või sellistest matemaatikast, asjadest, mis on, mida ei saa lihtsalt võib-olla näidata nii kergesti, aga nendest saab rääkida. Nii, ja nüüd siis viimased küsimused, et kui kiiresti liigub heli, kuidas oleks helikiirust kõige parem, õigem mõõta ja siis, et kuidas tekib tuul. No tuul on õhu liikumine ja see on natukene nüüd heli teemast küll eraldi, aga tuul tekib siis, kui õhk liigub. Ja miks õhk liigub? Noh, põhimõtteliselt sellepärast, et osa õhku pidevalt siis soojeneb ja osa jahtub kuskil maha ja soe õhk tõuseb ülesse ja külm vajub alla.
No see on selline väga üldiselt öelduna, aga põhimõtteliselt, et kui olete käinud saunas, siis kõrgel lae all on soojem, madalamal on külmem. Aga ka suures plaanis toimuvad siis sama asi, et õhk kuskil soojeneb ja tõuseb üles ja kuskilt liigub siis külm õhk asemele. Ja see külm õhk, mis liigub näiteks asemele, see siis tekitab tuult. Aga no eks see on natukene keerulisem, aga võtame siis selle helikiiruse teema ka. No, võib-olla olete ka kuulnud, et on olemas valguskiirus. Vot siis valguskiirus ja helikiirus on väga selles mõttes erineva kiirusega. Et valgus on väga kiire. No valguskiirus on tegelikult kõige kiirem kiirus, millega üldse miski saab liikuda. Vähemalt nii meie praegune füüsika räägib, et kui miski liigub läbi aegruumi, ehk siis lihtsalt meie jaoks läbi ruumi, siis kõige kiirem kiirus, millega ta saab liikuda, ongi valguskiirus. Ja see on siis nii kiire, et meie seda väga hästi eristada ei saa, et on väga keerulisi katseid, millega saab seda teada, aga see meid praegu nii väga ei huvita. Ütleme, et valguskiirus on siis, toimub põhimõtteliselt kohe, liigub. Siis kui me nüüd hakkame helikiirust mõõtma, siis tegelikult saamegi seda ära kasutada, et kui me oletame, et valguskiirus liigub põhimõtteliselt kohe, siis heli nii kiiresti ei liigu. Nii et näiteks teeme siis sellise katse. Mul on siin siis, näete, 2 katsetajat, on äädikas ja on söögisooda. Vot see söögisooda, tema on nüüd see, kes hakkab tegema häält. Ja see äädikas on see siis, kes hakkab mõõtma. Ja nüüd on mitu võimalust. Näiteks on see, et see söögisooda hakkab kloppima vaipa, teeb sellist. Võib-olla paneb endale isegi metronoomi kõrvale, siis ta saab lüüa niimoodi iga sekundi tagant täpselt, ühe korra. Ja kuna nüüd, kui tema nüüd lööb, siis see hääl, sellel läheb aega, et jõuda siit selle söögi äädikani. Ja mida siis see söögiäädikas kogeb, on see, et ta näeb, et see söögisooda lööb küll seda vaipa, aga heli jõuab temani hiljem. Ja tegelikult, kui nüüd ära mõõta see, et kui kaugel nad üksteisest on ja kui palju hiljem see heli temani jõuab, siis selle järgi saabki juba helikiiruse välja arvutada. Aga on ka üks selline meetod, kus midagi arvutama ei pea üldse. Aga siis tuleb natukene vaeva näha, jah, et kui see söögisooda siin nüüd lööb iga sekundi tagant, siis alguses kujutame ette, et see söögisooda näeb niimoodi, et toimub löök ja peaaegu kohe jõuab heli ka. Nüüd, mida kaugemale see söögiäädikas läheb, siis seda hiljem jõuab heli temani. Ta näeb siis seda, kuidas toimub löök ja siis päris hilja jõuab heli temani, et toimus see löök. Aga mingi hetk, kui ta läheb veel kaugemale, siis tal hakkab uuesti tunduma, et löök toimub samal ajal, kui ta seda kuuleb. Ja miks see siis niimoodi on? Tegelikult on siis see, et see söögisooda küll lõi ja see heli liigub alles selle äädika poole, aga samal hetkel, kui see äädikas nüüd hakkab seda eelmist lööki kuulma, siis lööb see söögisooda uuesti, sest on juba järgmine löök. Ja mida see siis tähendab? Söögiäädikas näeb ühte lööki, aga kuuleb eelmist. Ja miks? Sellepärast, et nüüd ta on täpselt nii kaugel, et helil läks temani jõudmiseks 1 sekund aega. Ehk siis tema näeb, kuidas söögisooda lööb, heli jõuab temani 1 sekundiga, aga 1 sekundi pärast lööb see söögisooda juba uuesti. Ja nüüd see vahemaa, mis on nende vahel, on täpselt siis see, et kui pika vahemaa liigub heli 1 sekundi jooksul. Nüüd ei ole enam muud, kui see ära mõõta, mis ei ole ka võib-olla kerge ülesanne, aga näiteks saab ka mõõta sammudes ja siis pärast mõõta oma sammu pikkus ära. See on ka põhimõtteliselt võimalik. Aga saab ka võib-olla siis kuidagi kavalamat pidi seda teha, aga see jääb juba teie enda nuputada. Ja jah, see ongi tegelikult kõik. Teil küsisite ka, et kui kiiresti see heli siis liigub, ma võin teile vastuse tegelikult juba ära öelda, ega see vastus teile ei olegi nii põnev, ägedam on ikka see katse ise ära teha ka. Aga see vastus on enam-vähem seal 330 meetri peal siis, et umbes 330 midagi meetrit sekundis ta liigub.
Vot, kuulge, aga sellega on siis täna siis kõik. Aitäh, et kuulasite ja ma loodan, et teil kõigil on siis põnev ja ma tahan teid kindlasti kõiki juba ka väga siin kevadel näha, et loodan, et saame teha siis koha peal sellise ägeda peo ka seekord. Ja aitäh ja järgmise korrani!